meil õnnestus teha üks katse koostöös siis ühe Leedu ettevõttega, kus siis katsetati väga palju erinevaid pritseskeeme kasvuregulaatoritega. Konkreetselt siin on näha, eks ju, põld, kus on mitmed variandid mitmes korduses, Xiaoyais. Tegemist on siis pildiga enne eelmise aasta jaanipäeva. Siinsel pildil me räägime siis juba tegelikult peale jaanipäevasest juuli alguse pildist. Ja kes mäletab, eks ju, samamoodi nagu Eestis käis see torm üle, siis Leedus oli see torm ikka päris karm, seal kohati isegi tuli lund veel maha. Et tegelikult väga paljud põllulapid või siin katselapid lamandusid. Mis selles katsevariandis siis tegelikult oli konkreetselt? Seal võrreldi siis erinevate kasvuregulaatorite pritseskeeme Tallinnisu sordil Skagen, kus siis lämmastikuga oli mindud väga kõrgele tasemele, 215 kilogrammi hektarile lämmastiku tegevaines. Ja kes vähegi teab, siis eks ju Skagen sordina on selline sort, et ütleme 180 plus kilo lämmastikku, siis kindlasti on vaja panustada väga korralikult kasvuregulaatorite õigeaegsesse kasutamisse. Vastasel juhul see sort väga püsti ei seisa. Kindlasti saaki ta toob, aga ta püsti ei seisa. Ja siin variandis siis hinnati erinevate regulaatorite kasvu pidurdamise efekti. Tooksid välja mõningad variandid, kus siis ütleme kontrollalal oli 100% lamandumist ja mõningas variandis, kus siis tehti kas kahekordne kasvu reguleerimine. Siin allpool variantides me näeme ka kolmekordset kasvu reguleerimist. Siis need tulemused olid loomulikult väga tõhusad. Kasv oli korralikult kinni pidurdatud ja vili selles mõttes, nagu siit slaidilt näha on, ei lamandunud. Ja saabus ka nagu hea lisasaak tegelikult. Ehk kui me nagu toome selle korrelatsiooni eelmise slaidiga, siis mida laiapõhjalisem ja võib-olla laiali jaotatum kasvufaaside mõistes reguleerimine oli, seda parem tulemus oli saavutatud tegelikult regulaatorist ja oli tagatud hea lisasaak. Ka mõningal juhul paraku tegelikult saagi siis nii-öelda kadu, mis on täitsa odatav, kuna kui vili lamandub, siis juba on sisse kirjutatud tegelikult saagi kadu. Ja võib-olla, kui nüüd natukene panna see kõik rahasse, siis tegelikult rahaline pool näitab seda, et üks korralik õigeaegselt tehtud reguleerimine tagab ka kõige parema tulu. Ja siit ma võib-olla võtakski need 3 nii-öelda slaidi kokku sellega, et me Pasvis oleme kogu aeg rääkinud sellest, et kasvureguleerimisel tuleb kinni pidada kasvufaasidest. Saikotselli kasvufaas, mille kasutada, on võrsumise ajal. Alates kasvufaas 25 kuni ütleme 30, ehk siis 5 võrsest kuni seal ütleme 10 võrseni laias laastus. Seal seda tuleb jälgida, et sellest kasvufaasist edasi saikotselli kasutamine tegelikult ei ole enam otstarbekas, kuna saikotselli mõte on ühtlustada võrset arengut. Järgmine pritsimine peab toimuma seal hiljemalt 2. kuni 3. kõrresõlme ajal, sest et enamus lamandumisest toimub tegelikult 2. kõrresõlme ja 3. kõrresõlme vahelt. Kui te olete kindlasti jalutanud oma põldudelt, te näete, et vili ongi just sealt lamandunud. Ega seda enam püsti midagi sealt ei aja ja toitainete ja vee liikumine taimes on juba pärsitud. Ja nüüd 3. reguleerimine, kui tõesti on lämmastikunormid kõrged, sort on teada, et on võib-olla selline lamandumisaldis, on siis see terpali pritsimine, kus siis see tuleks teostada koos selle teise fungitsiidi ringiga lipulehest alates, et seal ka mitte väga kaua siis enam oodata. Ja tegelikult näiteks Kristjan endal kodus on seda skeemi järginud mitmel aastal ja ütleb, et see on ka parim tulemus, mis on saavutatud nii-öelda, kuidas regulaatorit kasutada. Me oleme nüüd teinud ühe muudatuse oma ühe toote paketis. Nimelt tuginedes väga palju tagasisidele, mis me saime Medakstopist, kus formulatiivselt on tegemist äärmiselt keeruka tootega, OD formulatsioon, kus siis toimeained on kihistunud, on tihtipeale väga keeruline seda sealt kätte saada paagist, tuleb enne keerata korgi peale mõned tunnid, eks ju, et see seguneks seal ja ka siis tegelikult alati ei ole olnud see kõige optimaalsem. Siis õppisime natukene meie lääne kolleegidelt, kus aastaid tagasi juba saadi aru, et Medakstopis sisalduv üks toimeaine proheksidioon kaltsium vajab sellist aktivaatorit ja aktivaatoriks sobib kõige paremini lihtlabane ammooniumsulfaat. Teadupärast Pasv toodab siiamaani ka teatud määral väetiseid, siis tegelikult Pasvi enda
Arsenalis leiduski äärmiselt tehniliselt puhas ammooniumsulfaat. Ja see sama toode siis Turbo nimeline ongi nüüd meil lisatud Medax Topi kasti. Seal on siis 2 kanistrit Medax Topi, 2 kanistrit Turbot. Neid tuleks kasutada 1:1 nii-öelda suhtarves. Mida see Turbo siis tegelikult aitab? Et mida madalam on Medax Topi kulunorm, mida me kasutame, seda olulisem on selle turbo lisamine, sest et ta nii-öelda parandab, nagu ma ütlesin, selle proheksateon kaltsium toimeaine efektiivsust, kiirendab selle kaltsiumiooni lagunemist seal, ammooniumsulfaat, ja võimaldab siis toimeainel paremini avalduda. Kui me räägime kõrgematest noorimidest, siis loomulikult see turboeelis tuleb veel rohkem esile ja me näeme kõige nii-öelda tugevamat kasvupidurdust võrreldes kontroll näiteks taimedega. Kui me räägime sellest, et kas teha varakult nii-öelda teise kõrresõlmeaegne kasvu reguleerimine või teha seda pigem hiljem, kui näiteks on mingil põhjusel varem ei ole õnnestunud seal alates, ütleme, seal lipulehe tekkest, siis loomulikult siit slaidid me näeme seda, et igasugune, ütleme, hilisem kasvu reguleerimine teinekord võib-olla isegi annab tugevama kasvupidurduse, sest see ülemine taime osa nii-öelda kasv surutakse kiiremini kinni. Ja meil mõnes mõttes õnnestub sellega ka kindlasti vähendada lamandumist, kuna see nii-öelda taime võnkumine põllu peal tuultega on väiksem. Küll aga alati ei ole see saagikuse seisukohast nii-öelda optimaalne. Ehk siis igasugune hilisem kasvu reguleerimine üle optimaalse selle aja ka annab teatud määral saagikao. Ja siin ma jällegi kutsuks, nagu alguses ma näitasin neid slaide üles, teid ikkagi kasutama regulaatorid õigeaegselt. Nii Medax Max kui Medax Top. Nende õigeaegne kasutamine on teises, kolmandas kõrresõlmes koos selle esimese ringi fungitsiidi ja muude toodetega, leheväetistega. See tagab teile parima tulemuse, sest et alumine taime osa, mis tavaliselt ka nii-öelda põhjustab lamandumist, on hästi siis nii-öelda reguleeritud. Ja siia võib-olla lõpetuseks regulaatorite koha pealt näitakski neid skeeme, mis tooteid, mis kasvufaasis siis kasutada. Nagu ma ennem ütlesin, Psychocell, see kuulub sinna võrsumisaja kasvufaasi. Medax Max või Medax Top plus Turbo on teise kolmanda kõrresõlme kasvufaasis, ehk siis kasvufaasid 32 kuni ütleme seal 34 ja Terpal, mis siis sobib väga hästi sinna hilisemasse kasvufaasi lipulehe tekkest alates kuni seal ütleme loomise alguseni. Tasub kindlasti jälgida, et ka nisu taimede nii-öelda või nisu põldudel Terpalit ei läheks tegema siis, kui juba viljapea paotub, sest see võib põhjustada selle viljapea nii-öelda sinna kinni jäämise. Ja võib-olla siin odra skeemil tegelikult ma rõhutaks seda veel eelkõige, kus jälle samamoodi Medax Max me positsioneerime sinna esimesse otsa ja Terpal ärge palun tehke hiljem, kui see hetk, kui ohtetipud on väljas. Ja ohtetippude välja nii-öelda tuleku all ma pean silmas seda, et te näete kaugele arenevate taimede puhul niisugust senti paari maksimaalselt, kui on ohted otsad väljas. See tähendab seda tegelikult, et teatud sortidel juba kipub see viljapea sealt külje pealt ka paotuma ja me ei soovi ju seda tegelikult, et kasvuregulaator nii-öelda selle loomise alguse venitab väga pikaks. Tihtipeale juhtub see, et see viljapea jääbki sinna natuke kinni ja alumised terad võivad kõlujaks jääda sellest. Ehk et püüdke seda ajastada Terpalit õigeaegselt. Aga selline odraskeem kindlasti on väga tugev ja tõhus, mida kasutada. Ja mõningaid pilte elust enesest. Siin on konkreetselt siis Kristjan endal kodus teinud pilte, kus on niisugune tahtmatu kontroll. Otse pritsi alt läheb läbi selline kõrgem viljajoon, mis on väga hea näide sellest, eks ju, et kusagil kas siis tüüs on olnud kinni pritsil või on lihtsalt kokkujooks olnud vale. Aga tegelikult efektiivne regulaator peabki põhjustama selle, et vili on madalam, ta on tumedam, sest et tema lämmastiku nii-öelda tarbimine on optimaalsem ja toitainete tarbimine üldiselt. Ja paremalt pildilt on näha, eks ju seda, et kuivõrd suur erinevus võib kasvus olla kontrolltaime ja konkreetselt siis Medax Maxi 0,4 kilo kasutamisel. Ja ma arvan, üks parimaid selliseid nii-öelda emotsioone ongi see, mida on põllul võimalik saada, kui kombaini roolis olla ja tegelikult saab rahulikult gaasi anda, et ei pea muretsema selleks, et oleks vaja edasi-tagasi seal kraapida üles lamandunud vilja ja kiruda, et kusagil läks regulaatori kasutamine mingi muu agronoomiline võte valesti. Et Kristjan saatis meile konkreetse pildi koos videoga ja ütles, et poisid väga mõnus töö on teha, kui niimoodi vilim püsti. Ja ma võtaksid selle regulaatorite teema veel kord kokku sellise võib-olla mõtteteraga, et
kui te teete kasuregulaatorite valikuid, siis te ei saa lähtuda sellest, et ma kasutan üht sama toodet ühe sama kulunormiga kogu aeg ühes samas aknas. Regulaatori kasutamine on äärmiselt tegelikult täpne töö. Te peate võtma aluseks kõik nii-öelda keskkonnatingimused, külvinormid, sordid, lämmastikud, kõik asjad, et jõuda selle nii-öelda kulunormini ja ka isegi tooteni, mida ma peaks kasutama selles olus. Ja ma usun, et siin parimaks abimeheks teile on tegelikult meie kodulehel olev selline kasvuregulaatorite kulunormi kalkulaator, kus te saate sisestada erinevaid parameetreid ja ta annab teile sellise soovitusliku vahemiku Medax Maxi jaoks, mida siis võiksite selles oludes kasutada. Ja ma tungivalt soovitan teil seda nüüd praegu talvel, kui te teete enda kasuregulaatorite plaane, kui ka vahetult ennem, kui te lähete pritsima, veel korra läbi mängida, sest olud muutuvad, võib-olla te olete panustanud lämmastikku rohkem, vähem, ilmastik, kõik need asjad, et saavutada see õige vahemik. Ja loomulikult oleme meie selle jaoks teil siin olemas, et aitame teil seda omakorda teha. BASF. We create chemistry.